vanaema vanaisega ja puu oli siin pikali maas ja nemad riisusid ja siis ju inimesed tegid ju heina siin metsas ju. Ta oli puhas, ta ei olnud siuke võsa. Heina tegime sealt poolt ja siit tehti heina ja... Aga siis ma olen siin mõne korra hiljem käinud. Ja siis ta juba võsastus. Sinna jõe juurde enam läbi ei pääse. Silmad peast välja. No minu jaoks nagu 50-60 aastaga kõik kasvanud. Meeletu. Muhumaa metsa täis. Ma mäletan ju väga hästi, et Karjamaa oli ju lage ja ainult kadakad võtid. Ma jooksin ju palja jalu. Mine praegu palja jalu. Kõik võrrate see hoovist välja. Meil on mingisugused protsendid ette nähtud, kui palju peab alles jääma, kui palju peab ära võtma, et oleks puisniit. Täpselt üks lõik on siin mets ja siis on puisniit. Siis on mets ja siis on puisniit, et oleks kõike. Ma olen siin natuke üle aasta juba olnud, täpselt seda sama asja teinud. Tegelikult on ikkagi näha, et minu see skeptitsism hakkab ära kaduma. Ma näen, et muutub paremaks. Et ei ole enam see, et miks me seda teeme, kas on seda üldse vaja. Vanaema, kes on 80 aastat vana, tema teab, missugune siis oli, kui tema noor oli. Ja siis oligi täpselt niimoodi, et oli üksikud puud, nagu siin puisniidul on. Sarapud, kus ei pähklit korjata. Heina tehti siit samast puisniitudelt. Põldude pealt kasvatati vilja, et mets oligi põhimõtteliselt heinamaadeks ja mereääred samamoodi karjamaadeks. No liigirikkus on ka üks, mida kogu aeg kiidetakse. See on põhiline, mille pärast me seda teeme. Et tuleks rohkem lilli, tuleks rohkem liblikaid, tuleks rohkem linde. Need on kogenud mehed, kes seda tööd teevad. Nad ju nende puisniitudega praegu tegelevadki. Nendel on juba praktika ja... Selline puu on ikka juba selline täitsa kohe tekib tunne, eks ju, et sa oledki siin nii kaua olnud ja nii äge, et mis sa kõike näinud oled. See on jätsuke puisniidu klassika, et seal on see sarapuu, kivi, vanad puud, ka üks kuivanud puu, et just ja üks noor puu ja mis on järelkasv. No näed, siin on puhatammed. Polegi midagi muud. Selle nad saavad maha. Need siin võetakse kõik veel maha, freesitakse kännud välja, siis tuleb siin rohi ja siis jääbki selline puude alune hooldamine, iga-aastane niitmine. Kevadel on siis üpris paksult siin seda kuldkinga täis, nii et siin on teisi liike ka üpris palju, et siin mingi 8
käpalise liiki peaaegu, et seisa metsa äärde ja ainult vaata. jah. Ma ei ole nii suuri kuldkingi näinud, nii pikad ja kusjuures 100 ühes pundis, 100. See kinni kasvamine ongi see põhihäda, et siis kaovad kõik need käpad ka ära ja käpad ära ja no sa ei näegi, mis siin on, võsa ongi ju ainult sul silmade ees ja sellepärast ongi praegu raske, et millist puid siit üldse võtta, eks ole. Et seda peab tulevase just selle hooldamise pärast vaatama, et ligi pääseb.